inimesed siia kõik jooksnud. Proovisin leida Google'ist pilti sellest welcoming space, et nagu pilti, mis mõjuks, et olete nagu teretulnud või siuke, no kuidas eesti keeles on welcoming nagu, et olete oodatud, selline tunne enne tekib inimeses või noh, et ta rahuneks maha. Ja kunagi oli siin küll budistlik sanja oli siin ja see töötas see väga, väga hästi, et budistliku sanja või budistliku harjutava kogukonnaga saab teha seda küll väga hästi. Et noh, selle budismis on, et inimesed üldiselt ehmuvad maailmas ära, nad satuvad paanikasse, onju, need noh, teevad, on vale käitumine, nad söövad liha, jooksevad ringi ja neil puudub see rahu, aga kui nad satuvad budistliku sanjaga kokku, siis see inimene elab nagu sellises rahus ja neil on võimalik siis ennast teretulnuna tunda seal selles rahus või selle harjutava budistliku kogukonna liikme juures siis. Et budistlik sanja on siin kunagi olnud küll ja siis see täitsa nagu toimis, budistlik sanja üldiselt teeb seda, ta teeb selliseid eh, ruume küll, proovib teha, kus inimesed tunneksid end nagu teretulnuna. Aga nende harjutavate liikmetega on jah see, et nad mitmetele asjaoludele noh, ei püsi alati ühe koha peal, et võib-olla mõnikord neid on kuskil teises kohas vaja või nad liiguvad, et, et see, et selline pidev nii budistlik kogukond, see, see mõte on jah olemas, aga seda on raske võib-olla niimoodi kohe teha, et pauhti, sest tegu on elavate hingedega, elavate inimestega, sa ei saa nagu pauhti kõike muuta teiseks, on ju kohe, et, et, et me saame enda kodu on ju muuta, et inimesed tunneksid end seal teretulnuna ja proovida siis on ju seda, et meie ise oleme rahus ja siis kes on nagu see mujal maailmas paanikas ja see saavad sellesse rahus olevasse ruumi siis jõuda ja kui see budistliku kogukonna liige siis neid ka nagu teenindab või püüab teenindada, mis alati ei tule küll kahjuks välja või sageli ei tule välja, kuna need probleemid on väga rasked ja siis see budistliku sanja liige, kes vahetab asukohta kohkuna nendest probleemidest või siis proovib leida lisamaterjali abi, et just nende probleemidega siis toime tulla, et üldiselt mõlemad on käsil või noh, mõlemad toimub, et nii olen kohkunud siis nende probleemide suurusest budistliku sanja liikmena või ja siis ka ja olen selle tõttu ka nagu ära põgenenud, aga samas ka nagu otsin just nendele probleemidele siis lahendusi. Üks lahendus, kindlasti toimiv lahendus on siis see Krishna tempel, et selle mantra kordamine, et Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare. Ja kui seda teha siiralt ja tundide kaupa, siis me kindlasti jõuame nagu enda sees vähemalt sellise rahuni, et need maailma, nagu seda järjepidevalt teha, et need maailma mured ka võib-olla ei ole siis enam nii ülekoormavad, aga see on raske või mina ütleks, et see budistlik sanja on võib-olla lihtsam isegi, et kaastunne ja hoolimine ja meditatsioon sellel põhinev, et see, et noh, ta ei ole nii efektiivne võib-olla teiste inimese aitamise poolest, aga ta võib olla lihtsam ja eks need budistid ja väga suurte probleemide eest kipuvad põgenema, et kui see et noh, päris näiteks mõrvarid päris ikka ei suuda on ja vastu võtta. Ja noh, mingid piirid on ja on, et kaua te toote mulle neid naabrite lapsi või et noh, kuskil see piir nagu on, et aga eks me peame ka, budist on nagu osav, et ta peab nagu laveerima siis nende vahel onju, et inimesed tunneksid end teretulnuna ja soojalt ja neil oleks selle budistlikus kogukonnas siis rahu nende maailmas tekkinud paanika eest või maailm on ohtlik paik ja seal on palju palju ärevust, onju, palju närvilisust, palju paanikat, palju hirme, palju hirmu, noh, palju vägivalda.
aga praktiseeriv taimetoitlane, siis see budistliku kogukonna liige siis proovib mediteerida ja proovib iga tema juurde sattunud inimest siis aidata kas või läbi sõbraliku teenindamise või kas või läbi ise rahuliku olemise või kas või enda rahu ja hea tujuga siis proovida mõjutada neid inimesed siis ka, et nad tunneksid ka Buda armastust. Et selline ruum siis, ma jätsin selle akna ka, et te päris siin ei asu, selles suhtes ma ei ela siin päriselt, see on siuke Google'ist võetud pilt ikka.